tere tulemast teaduskeskusesse Ahaa vaatama spiooninäitust Ahaa ülisalajane. Järgnevalt me läheme teeme väikse ringkäigu meie uuel ajutisel näitusel ja näitame teile seda, missugune näeb salaagendi elu tegelikult välja. Võib-olla kõige paslikum olekski alustasid samas šifrites ja desifreerimise laua juurest, ehk siis teemad, kuidas oma sõnumit, oma igasugust salateadet peita võimalikult efektiivselt. Tulge, läheme edasi. Järgmisena jõuame me ühte kohta, mis on inimestele küll väga tuttav, aga kus on hästi palju asju sees, mida tavaliselt inimene oma käega katsuda ei saa. Ja selleks on lennujaam. Meil on siin metallidetektor, saab ise võtta kätte, proovida, kas sul on midagi kuskil metallist, näiteks käekell, telefon, need absoluutselt kohe reageerivad masinale ja masin hakkab vibreerima, nii et sa saad täpselt sama tööd teha, mida tollitöötaja teeb. Teine asi on, meil on röntgenskänner, mis skaneerib kohvrit, meil on olemas ka tühi kohver, kuhu sisse sa saad panna oma enda, kas siis telefoni või võtmed ja lasta läbi ja vaadata, missugune see tollitöötajale välja näeb, sest tegelikult, kui me käime lennujaamas, siis me ju ise ei näe seda, mis seal on, aga meil on see võimalus täiesti näitusega olemas. Lähme siit edasi, turvavärav on vast niisugune teema, mis ei vaja eriti tutvustamist, kui lähed läbi ja sul rauda küljes, siis täpselt nagu praegu ka kuulsite, teeb ta piiksu. Kogu seda näitust tegelikult filmitakse igalt poolt ja me jõuamegi kohe ruumi, kus kohas saab tegelikult jälgida seda, mis siin saalis toimub, mida külalised teevad, just täpselt niimoodi salaja, nagu seda salaagendid või spioonid või mis iganes kriminalistid igapäevaselt teevad. Et lähme siia nurga taha ja siit kohe ongi näha. Meie kohal ongi suur ekraanide rivi, kõik need kaamerad, mis siin on, et põhimõtteliselt sa võid jälgida siit samast laua tagant seda, mis toimub teisel pool näituse saali. Kui me läheme edasi, siis tegelikult seda spiooniteemat on erinevatest valdkondadest. Meil on siin hääle moonutamine, kõrval on nähtamatult liikumisõpetamine, siin on väikene harjutus, kuidas käituda spioonina. Ja nüüd kõige põnevama asja juurde. Kui me räägime nähtamatult liikumisest, siis on meil selleks eraldi olemas laserite tuba, mis täpselt nagu filmis võid sa proovida, pugeda, ronida, igalt poolt läbi tulla niimoodi, et sa mitte kuidagi vahele ei jääks. Nii, ja me jõuamegi siia, kus kohas põhimõtteliselt näitus lõpebki ära. Me näituse raames läbisime mitut erinevat teemat, proovisime murda lahti salakoode, proovisime lennujaamas hakkama saada, proovisime desifreerida, proovisime nähtamatult liikuda ja just seda kõike saabki teha kuni järgmise aasta aprillini Ahaa ajutise näituse Ahaa ülisalajane raames. Aitäh teile, mina panen nüüd oma spiooniprillid ette ja lähen tagasi salageenide tegema. Kohtume Ahaas!